Sündmuste jada, mis toimus pärast kella 3 pärastlõunal. Kuni hetkeni, mil ta vette läks, jääb see saladuseks. Iseseisvuspäeva rannapidu muutub süngeks, kui 18-aastane Nolan Wells kaob. Kui liigute Horn Islandi poole, siis palun otsige 18-aastast Nolan Wellsi. Tema surnukeha leitakse päevade pärast kaldalt ja see toob endaga kaasa üha uusi küsimusi. Miks see poiss jättis neile mobiiltelefoni, kui see tõesti nii juhtus? Aga on selge, et paadi lahkumise, Nolani viimase nägemise ja selle paadi algsele omanikule tagasijõudmise vahel on möödunud märkimisväärne aeg. See, mida meile on räägitud, ei ole loogiline. Nüüd nõuavad nii perekond kui ka kogu maailm vastuseid. Ja me räägime USA sügavast lõunast. Me räägime väga pingelisest poliitilisest ajast. Me räägime ühest mustanahalisest lapsest mitme valgenahalise lapse seas. On olemas olukord, kus võib-olla on midagi varjata. Siin on kõik, mida me seni teame. Täielik ajajoon Nolan Wellsi surma kohta. See on skandal, mida esitleb Law and Crime. Mina olen Sierra Gillespie. USA iseseisvuspäev peaks olema aeg, mil tähistada koos pere ja sõpradega. Sel aastal, kuna Ameerika tähistas 250. aastapäeva, oli pidustus veelgi suurem. No mõtlen, see on hea ettekääne minna välja grillima, nautida suviseid jooke, võib-olla isegi randa minna. Ja just seda tegidki 18-aastane Nolan Wells ja tema sõbrad. Nad suundusid väikesele saarele Mississippi ranniku lähedal ja kõigi sõnul algas päev lõbusalt. Väidetavalt oli Nolanil isegi silm peal ühel tüdrukul, selline noor lõbus suveromanss. Aga sa vaatad saadet Skandaal ja see tähendab, et meie lugu ei lõpe siin. See on alles algus. Sellega kaasneb mõistatus, millele meil siiani vastuseid pole. Miks täpselt eraldus Nolan Wells oma sõpradest? Kas ta uppus? Kas tegemist oli kuriteoga? Miks ta jättis oma mobiiltelefoni ja võtmed sõprade juurde? Ja kas seda uurimist oleks käsitletud teisiti, kui Nolan Wells oleks olnud valge? Me käsitleme kõiki neid küsimusi ja veelgi enam, andes teile täieliku ajajoone kuni selle salvestuse hetkeni. Alustame sellest, kes Nolan Wells oli. Ta sündis 19. augustil 2007, mis tähendab, et ta oli oma surmahetkel vaid 18-aastane. Ta kasvas üles Ocean Springsis, Mississippis. See on rannikulinn Biloxist ida pool. Ta lõpetas seal keskkooli alles eelmisel aastal, 2025 aastal, ja alustas sügisel õpinguid Southwest Mississippi Community College'is, kus ta mängis jalgpallimeeskonnas püüdjana. Tema treener Les George ütles ajakirjale People, tsiteerin, Nolan oli siiras inimene. Elus kohtad inimesi, kes on maa sool. Need, kes tahavad kõigis head näha ja panevad teised end hästi ja vastuvõetuna tundma. Selline Nolan oligi. Nellie Juliet otsustas Nolan koos sõpradega püha tähistada ning külastas Horn Islandit Mississippi rannikul Mehhiko lahes. Sin on United Cajun Navy Reclick Asa president Brian Trasher. Nii et Horn Island, nagu ma ütlesin, asub tõenäoliselt umbes 10-12 miili kaugusel rannikust, ulatudes tõenäoliselt Biloxi linnast lõunas kuni Pascagoula linnani, mis piirneb Harrisoni ja Jacksoni maakondadega Mississippi lahe rannikul. See on väga populaarne puhkuse sihtkoht. See on asustamata. Seal on mõned väga ilusad rannad. Kui ilm on vaikne ja pole liiga tuuline, on vesi üsna selge. Veetemperatuur oli üle 25 kraadi. On 4. juuli, iseseisvuspäev. Ilmselgelt on see rahvarohke päev, kõik on väljas. Ainus viis sinna jõuda on paadiga või võib-olla näiteks lennukiga või millegi taolisega. Aga enamasti lähevad inimesed sinna paadiga, veedavad mõnusalt aega vees ja lõbutsevad. Sama lugu on Ship Islandiga. Ship Island asub veidi lääne pool ja sellel saarel on ajalooline kindlus Fort Massachusetts, mis on seal olnud alates 1861 aastast. See on veel üks populaarne koht, kus inimesed aega veedavad. Kõik Mississippi ääres olevad barjäärisaared nädalavahetusel. Seal näeb lihtsalt palju paate. Tead, see on natuke nagu Carolina välisrannikud. See on lihtsalt populaarne puhkuse koht. Ajalehe The Guardian andmetel läks Nolan koos 3 sõbraga paadiga Horni saarele. Väidetavalt jõudsid nad kohale 4. juulil umbes kell 11:15 hommikul. Nad veetsid saarel paar tundi, pidasid iseseisvuspäeva ja nautisid rannamõnusid, kuni oli aeg lahkuda. Ja siin läheb lugu keeruliseks. GPS-andmete kohaselt lahkus paat Horn Islandilt kell 16:31. Aga see, mis sellele juhtumile eelnes, on segane. Nii et mulle räägitud lugu oli, et umbes kell 15:00 tema sõpruskond, kellega ta oli saarele läinud, otsustas, et nad lahkuvad.
Nad pidid tagasi minema ja tema, Nolan, oli hakanud rääkima, mulle öeldi, et see oli noor naine, aga ta rääkis ka teiste inimestega ning otsustas, et hei, ma jään veel siia, ma saan kellegi teisega tagasi sõita. Ta hängib selle seltskonnaga kogu aeg. Nad on koos sellel saarel mitu korda käinud. Tõenäoliselt ei tundunud see tema sõpradele tol hetkel mingi suur asi, kui öeldi, et okei, sa tahad minna selle tüdrukuga rääkima ja kui ta sulle küüti annab, siis ongi hästi. Tead küll, näeme sind kodus. Nii mulle seda seletati. Mõned raportid ütlevadki seda, et 3 sõpra otsustasid paadiga tagasi minna ja Nolan otsustas jääda ning rääkida ühe tüdrukuga, kelle nimi oli Katie. Selles versioonis plaanis Nolan saada küüti mandrile koos teiste sõpradega. Ja osa sellest võib olla seotud kohtunik Ashley Cole'i avaldusega, kes oli ühe paadiga lahkunud poisi ema. Ta andis välja avalduse, milles öeldakse osaliselt järgmist. Minu poeg nägi Nolani viimati 4. juulil umbes kell 15:00. Nad lahkusid umbes kell 16:30, kui paat hakkas vett võtma ja neil tekkis probleem pilsipumbaga. Nolan otsustas jääda saarele ja tulla hiljem koos teise sõprade grupiga tagasi mandrile. Ja paadad on olemas hädaolukorras salvestis, mis näitab, et see tõepoolest võttis vett sisse. Me upume. Kas te kõik saaksite palun siia tulla? Ja kas kõik on pardal ja muidu heas tervises? Jah, kõik on suurepärases seisus. CBS Newsi andmetel tuli paat tagasi kaldale pukseerida ja see jõudis kohale 4. juulil kell 18:06. Seejärel viidi see algsesse sadamasse, kuid hiljem toodi Fort Bayou paadislipile, kuhu see jõudis kell 19:19. Ja see tähendab, et möödus mitu tundi ajast, mil Nolan viimati nähti, kuni paat lõpuks mandril kai äärde jõudis. Ja see väike fakt torkab silma paljudele inimestele, sealhulgas kriminaalkaitsja Tyler Bailey. Kui teda nähti viimati saarel kell 3 päeval ja ilmselt mitte ainult ei lahkunud nad sealt, vaid läksid ka teise kohta, siis sõitsid kai äärde ja lasid end pukseerida. Selle aja jooksul oleks võinud palju juhtuda. Eriti kui seda seostada tekstisõnumite ja Snapchati ajalooga, mis väidetavalt tema telefonist kustutati või puudus. Nii et inimestel oli palju aega oma lugu kokku leppida, rääkida võib-olla advokaadi või teistega, mis peab olema nende versioon, kui nad kohale jõuavad. Praegu ma spekuleerin paljuski, sest me ei tea, neid isikuid pole üle kuulatud. Ühtegi ametlikku avaldust pole tehtud, kuid on selge, et paadi lahkumise viimase korra, kui Nolanit nähti, ja selle paadi algsele omanikule tagastamise vahel on olnud märkimisväärne ajavahe. Ja me räägime sellest episoodi jooksul veelgi rohkem. Võimalusest, et kõik ei räägi tõtt või et uurimist ei viidud läbi nii, nagu oleks pidanud. Ja see viib meid esimese vastuolulise infopunktini. Esimene raport ütleb, et Nolan jäi maha, et rääkida selle tüdrukuga, kelle nimi on Katie. Aga Nolani perekonna sõnul ütles saarel olnud tüdruk, keda mõnikord nimetatakse Katiks, et Nolan ütles talle, et lahkub saarelt, et minna tagasi oma sõbra paadile. Siin on pensionil detektiiv Matt Irvine. No siin tundub toimuvat paar asja. Esiteks on selle juhtumi puhul olnud palju spekulatsioone ja palju valeinfot. Tundub, et selle põhjal, mida me kuuleme, see pildike basseini peolt, kuigi see ilmus alles 4. juuli nädalavahetusel, tehti tegelikult umbes nädal varem. Selle salvestise puhul on küsimus, kes kellega vaidleb telefoni tagasi tahtmise üle. Sõber ütles, et see on tema, mitte Nolan Wells. Nii et seal on lihtsalt palju spekulatsioone ja valeinfot. Ja siis tead, nende inimeste ütluste kohta saarel peaksid sa tõesti süvitsi minema, et täpselt teada saada, mida nad ütlesid. Tundub, et sõbrad ütlesid õiguskaitseorganitele, et Nolan Wells tahtis jääda maha, et rääkida ühe noore naisega. Tundub, et noor naine ütles, et Nolan läks tema juurest ära, et minna tagasi oma sõprade juurde paati. See ei ole tingimata vastuoluline väide, eks? Mõlemad asjad võivad olla tõesed. Kui ta tegelikult ei näinud, et ta paadile läks, ei tähenda see tingimata, et ta sinna jõudis. Ja midagi võis tee peal juhtuda. Seega peaksid sa tõesti vaatama täpselt neid sõnu, mida inimesed kasutasid kirjeldades, mis nende arvates juhtus. Ja sellise juhtumi puhul ei ole ebatavaline, et erinevatel inimestel on erinevad vaatenurgad ja need võivad näida omavahel vastuolus olevat. Nolani perekond ütleb, et tema jaoks ei olnud tavaline lihtsalt sõpradest eralduda. Tema ema ütles saates Good Morning America, tsiteerin, sellele me ei oska vastata, ma lihtsalt ei suuda. Ma ei suuda mõista, miks ta seda teeks. Tema isa ütles, tsiteerin, me ütlesime talle alati, et kui sa lähed välja koos grupiga, siis jääd grupiga. Aga hoolimata sellest, mis asjaolud viisid Nolani ja tema sõprade lahkuminemiseni, nad siiski eraldusid.
ja siin tulebki mängu järgmine veider osa. Nolani telefon ja võtmed sattusid kuidagi tema sõprade kätte. Associated Pressi andmetel jälgisid Nolani vanemad tema telefoni tegelikult 4. juuli õhtul. Nad kasutasid Life 360 rakendust ja leidsid telefoni ühe Nolani sõbra juurest, kuid Nolan oli endiselt kadunud. Ja see on miski, millest kodanikuõiguste advokaat Joe Richardson lihtsalt aru ei saa. Aga kas ta jättis oma mobiiltelefoni teise sõprade grupi juurde? Kui see on tõsi, siis nende sõnul ilmusid need sõbrad, kes ta maha jätsid, kuidagi tema mobiiltelefoniga välja. Nad ütlevad, et see on üsna eraldatud koht ja seal pole eriti levi. Ma ei tea, kui hästi sinu mobiililevi töötab või midagi sellist, aga mulle tundub, et kui ma oleksin 19-aastane noor, siis ma hoiaksin oma telefoni alles, ükskõik kas ma arvan, et see töötab või mitte. Mulle ei tuleks pähegi seda maha jätta. Nii et see ongi praegu kõige suurem küsimus. Tegemist on tegelikult kaudsete tõenditega kui sedagi. See pole DNA ega midagi sellist. Miks see noormees jättis neile telefoni, kui see tõesti nii oli? Mina ei olnud seal. See tekitab väga huvitavaid küsimusi. Ja taas läheb asi veelgi veidramaks. Kui Nolani ema telefoni kätte sai, märkas ta väidetavalt, et sealt oli palju asju kustutatud. Me räägime fotodest, videotest, isegi hiljutistest Snapchati postitustest. Kas kogu see info lihtsalt kustutati ära? Ja kas on võimalik seda kuidagi taastada? On olemas eksperdid ja programmid, mis on loodud andmete hankimiseks mobiiltelefonidest. On olemas mõned programmid, mida kasutatakse andmete taastamiseks, sealhulgas selliste andmete, mida inimesed arvavad olevat kustutatud. Seega on mobiiltelefonist võimalik palju infot kätte saada. Osa sellest sõltub telefonist endast, sellest, kuidas andmeid salvestatakse ja sinu tehtud valikutest, näiteks sellise rakenduse puhul nagu Snapchat, kas andmed säilitatakse või kustutatakse. Aga on olemas inimesi, kes tegelevad ainult mobiiltelefonide kohtuekspertiisiga ja elektroonikaseadmete kohtuekspertiisiga ning nad on selles väga osavad ja suudavad taastada asju, mida inimesed arvavad end olevat kustutanud. Lisaks sellele, mis seadmes endas on, võib lisainformatsiooni olla ka sotsiaalmeediaettevõtete ja telekommunikatsiooniteenuste pakkujate serverites. Nii et seal on palju infot, mida saab koguda nii härra Velsi telefonist kui ka teiste inimeste seadmetest, kes tol ajal saarel viibisid. Kui 4. juulil päike loojus ja tunnid möödusid, polnud Nolani perekond temast endiselt midagi kuulnud. 5. juuli südaööpaiku andis Nolani ema temast ametlikult kadumisest teada ning otsingud algasid kohe. Inimesed internetis lõid häirekella, kutsudes rannakülastajaid ja kohalikke elanikke kogu piirkonnas Nolanit tähele panema. 5. juuli 2026, väga oluline. Ma tean, et te lähete täna paadiga välja, nautige oma päeva. Kui te lähete Horn Islandi poole, siis palun otsige 18-aastast Nolan Welsi. Mustanahaline noormees. Umbes 185 cm pikk, 82 kilogramm, teda nähti viimati Horn Islandi põhjaosas. Mehed, teda pole veel leitud. Olgu, teda nähti viimati rääkimas ühe tüdrukuga seal põhjaosas. Ta läks eile koos sõpradega paadiga Horn Islandile. Temast pole peaaegu 24 tundi midagi kuulda olnud. Nii et poisid, kui te olete seal kalal, kui te olete seal, teate küll, jetiga sõitmas või mida iganes te teete, pange Nolanit tähele. Perekond läheb ka paadiga otsima. Me proovime sinna ka õhuvahendeid saata. Me teame, et pinnal on juba vahendid olemas. Rannavalve on teavitatud. Kohalik politsei on teavitatud. Poisid, palun, hoidke silmad lahti. Vaadake plakatit, vaadake pilte. Vaatame, mida me saame teha. Leiame selle noore poisi üles. Tema ema on surmani mures. Teeme seda, mida me oskame, poisid. Cohey oli United Cajun Navy meeskond otsingutega ametis. Pühapäeval 5. juulil läksid päästespetsialist ja droonioperaator paadiga välja ning veetsid mitu tundi saarel ja selle ümbruses. Ja neil ei õnnestunud ühtegi vihjet leida. Nii et see on see, mille otsustasime teha. Õhuluure. Brian ise oli õhus, kui ta märkas järgmisel päeval, 6. juulil, midagi kummalist. Ma läksin üles ühe mootoriga fikseeritud tiivaga lennukiga ja lendasin põhimõtteliselt otsingu ruudustiku järgi. Horn Islandi, Ship Islandi ümbruses, mis on tõkkesaared vahetult Biloxi ja Pascagoula linnadest lõunas Mississippis, kuni Chandelier Islandsini, mis tegelikult kuulub Louisiana osariigi koosseisu, kuid asub otse nende tõkkesaarte lõuna pool. Ja otsisite mingisugust tegevust. Ja siis kui me lendasime üle Horn Islandi loodenurga tagasi põhja poole, märkasime, et rannas oli paar paati, mis varem seal ei olnud. Ja ma sain alla vaadata ning nägin, et midagi toimus. Siis tegime tiiru ümber. Selleks ajaks oli sinna juba palju rohkem korrakaitsepaate jõudnud. Ja enne kui arugi saime, oli neil seal rannas koos ilmselt tosin paati. Nii et me teadsime, et nad seavad sinna üles juhtimiskeskust. Ja siis tuli see laastav uudis.
leiti surnukeha. ma võin öelda, et hakkasin saare kohal lendama selle saare osa kohal, kuhu surnukeha umbes kell 6:30 hommikul kaldale uhuti. Ja ma usun, et pargivalvur märkas teda kell 8:45. Ma usun, et ta uhuti kaldale just selle ajavahemiku jooksul, sest me lendasime põhja-lõuna suunas üsna pikas otsinguruudustikus. Ja ma arvan, et ta lihtsalt uhuti kaldale. Ja pargivalvur tegi lihtsalt oma tavalist hommikust ringkäiku. Aga arvestades olukorda, olen kindel, et nad olid veidi tähelepanelikumad ja tõenäoliselt hoidsid saarel rohkem silmad lahti, teades, mis juhtus ja mis toimus. Aga jah, mulle öeldi, et see oli umbes kell 8:45, kui valvur märkas seda ja teatas sellest. Sest ma nägin pikka rida päästepaatide tulemas põhja poole. Vabandust, nad liikusid edelasse saare loodenurga suunas. Ja alguses arvasin, et see on lihtsalt järjekordne otsingurühm, mis läheb välja, aga nüüd arvan, et nad tegelikult reageerisid sellele kõnele. Alguses oli see lihtsalt üks surnukeha. Seda polnud ametlikult Nolaniks tuvastatud. Ma nägin surnukeha umbes 90 meetri kõrguselt õhust, nii et ma ei oska teile täpselt öelda, mis seisukorras see oli. Ma võin öelda, et see ei tundunud veest läbi imbunud olevat. See oli vees olnud vaid paar päeva. Aga siiski andis šerifi büroo välja avalduse, et neil ei ole põhjust arvata, et see ei olnud Nolan. Nii et ma arvan, et nad olid üsna kindlad, et see oli tema. Ma arvan, et ametliku teadaande viivituse põhjus on see, et kohtuarst ei saa surmatunnistust allkirjastada enne, kui ta saab DNA tõendid, mis kinnitavad, et tegemist on tõesti selle inimesega, kelle kohta nad ütlevad, et ta on surnud. Nii et ma arvan, et see on lihtsalt formaalsus. Aga peagi kinnitati, et see keha kuulus Nolan Wellsile. Tema ema kirjutas Facebookis. Tahan tänada meie perekonda, sõpru, kogukonda, United Cajun Navy't, kohalikku politseid ja kõiki teisi, kes on viimastel päevadel pakkunud armastust, toetust ja ressursse. Tema isa, meie perekond, sõbrad ja mina oleme täiesti murtud. Mu süda on murtud mu armsa poja pärast, kes oli alati valmis teisi rõõmustama ja toetama. Nolan oli eriline hing. Jumal võttis aega, et meie poega luua. Paluun andke mulle ja mu perele aega leinata. Ka tema ülikool andis välja avalduse, kus öeldakse muuhulgas järgmist. Kogu Southwesti peresüda on murtud, kui me leiname Nolan Wellsi traagilist kaotust. Nolan oli eeskujulik õpilane, sportlane, sõber ja meeskonnakaaslane. Me mäletame Nolanit kui väga lugupeetud noormeest, kes oli sõprade, õppejõudude ja töötajate seas väga populaarne. Me armastasime Nolanit ja tema puudumist hakatakse mitmel moel teravalt tundma. Meie jätkuvad palved on nüüd ja edaspidi Wellsi perekonna eest. Ja selles olukorras algatatakse igal juhul surmajuhtumi uurimine. Kuid Jacksoni maakonna kohtuarsti sõnul ei olnud Nolani kehal ilmseid vigastuse märke. Coach arst ütles CNN-ile, tsiteerin, kuritegu ei kahtlustatud. Kahjuks arvan, et šerifi büroo varajane avaldus midagi sellist nagu me ei näe siin kuritegeliku sekkumise märke, me ei kahtlusta kuritegelikku sekkumist, see on ennatlik avaldus. Ja ma arvan, et see kahjuks jättis mõnele inimesele mulje, et nad kiirustasid otsusega. Suur probleem siin on see, et varajane teade kuriteo kahtluse puudumisest ja mobiiltelefoni tõendid, mille perekond sai, ma usun paar päeva pärast Nolani kadumist või samal õhtul, ma ei mäleta täpselt aega. Ja siis tekstisõnumite ja Snapchati andmete puudumine. Ja lubades ühist ekspertiisi või ühist andmete väljavõtmist samal ajal, aitab see perekonnal tunda end kindlamalt, teades, et kõiki andmeid vaadatakse korraga ja neid ei käsitleta osade kaupa. Sest tihti olen näinud juhtumeid, kus mobiiltelefoni andmed on välja võetud ja riik ütleb, et see on muu teave on kustutatud, me ei saa seda kätte. Aga see ei ole normaalne, sest kohtuekspert saab tegelikult näha, mis on kustutatud ja mida on andmetes muudetud. 7. juulil viidi läbi ametlik lahkamine. Selle intervjuu toimumise ajaks ootame me ikka veel nende tulemusi. Ja samal ajal on paljudel inimestel palju küsimusi. Ma arvan, et toksikoloogiline raport saab samuti olema väga kõnekas, sest kui sa oled vees ja sul on alkoholi veres, võib ujumine ja muu selline olla palju raskem. Seega saab toksikoloogiline raport olema väga oluline. Ja rohkem infot lahkamise kohta, eriti selle kohta, kuidas ta tegelikult kahjuks elu kaotas, on oluline mõlemale poolele. Kas riik näeb seda kui tõendid kuriteo kohta või perekond näeb seda pigem nii? Tõend sellest, et riik ei teinud põhjalikku uurimist ega olnud valmis süüdistusi esitama. Ja see kõik tekitab veelgi rohkem küsimusi selle kohta, kuidas Nolani surma uurimist on läbi viidud.
Nii palju, et perekond palkas tuntud kodanikuõiguste advokaadi Ben Crumpi. Ben Crump, tead, ta on tuntud üle kogu riigi. Ma olen teda näinud San Bernardinos minu tänava lähedal. Aga inimesed hakkasid teda üle riigi tundma just Floridast. Tead, kust ta pärit on? Aga tal on loomulikult sidemed lõunaga, tugevad sidemed lõunaga. Ta käis lõunas koolis, on tegelenud juhtumitega Mississippis ja nii edasi. Nii et oleks loogiline, et Ben Crump või keegi tema sarnane suudaks kohe õigeid nuppe vajutada. Ja hakata esitama õigeid küsimusi ning kasutama õigeid ressursse, teha õigeid kõnesid, et aru saada, mis uurimise juures valesti on. Nii et see ei ole ainult tõe või selle kohta teadaoleva väljaselgitamine, vaid ka see, kas midagi tehakse teisiti, kui tavaliselt tehakse. Nii et ta toob lauale kõik need asjad. Meil on au ja privileeg aidata juhtida sõltumatut uurimist Nolan Wellsi perekonna nimel. Isegi tuntud vaimulik Al Sharpton esines pressikonverentsil. On selge, et see olukord vajab kõige põhjalikumat ja objektiivsemat uurimist, et õiglus jalule seada. Koos Nolani perega teatasid nad sõltumatu uurimise algatamisest, mille rahastavad mõned suured nimed, nagu Tyler Perry, Spike Lee ja Colin Kaepernick, et katta matusekulud ja teise lahkamise maksumus. Pole ebatavaline, et juhtumi puhul tehakse rohkem kui üks lahkamine ning pole ka ebatavaline, et meditsiinieksperdid omavahel ei nõustu. Ja veelgi tavalisem on see, et teadlased või teised tunnustatud spetsialistid ei ole ühel meelel selles, kuidas juhtumi fakte tõlgendada. Ma arvan, et nad vaatavad mõlemale poole enne tee ületamist. Üks suurimaid tõendeid on surnukeha. Ma ei taha kõlada morbiidselt või midagi sellist, aga kui väidetakse uppumist ja on vigastusi, mis ei sobi kokku uppumisega, siis tekitab see rohkem püsimusi ja rohkem probleeme. On ka argument, et võib-olla Mississippi osariigil, sõltuvalt sellest, mis võis juhtuda või mida nad kahtlustavad, kuid mida nad ei suuda tõestada üht või teistpidi, võib olla motivatsioon asi lõpetatuks kuulutada. Ma olen tegelenud juhtumitega, kus sa üritad infot välja selgitada ja sa suhtled kohtuarstiga või uurijatega, tuleannetuse uurijatega ja nii edasi, pane siia ise sobiv ametinimetus. Kui miski sobib nende narratiivida ja nad saavad selle kõrvale panna, siis nad teevadki nii. Me tahaksime öelda, et ei jäta ühtegi kivi ümber pööramata ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. Aga see ei ole alati nii. Nii et mis on parim viis olla kindel, et oled kogu võimaliku info välja selgitanud? Ma arvan, et see ongi põhjus, miks sa pead tegema sõltumatu lahkamise. Sest võib olla selline olukord, kus, ja me räägime sügavast lõunast, me räägime väga pingelisest poliitilisest ajast. Me räägime ühest mustanahalisest lapsest koos mitme valgenahalise lapsega. On olemas olukord, kus võib potentsiaalselt olla midagi varjata ja keegi võib selles osas pooli valida. Aga surnukeha ise võiks teoreetiliselt vähemalt mõningaid muresid leevendada selle kohta, kuidas keegi võis surra, tead küll ja nii edasi. Ja võib öelda, et sa saad kindlasti teavet kiiremini. Mitte ainult ei ole Crumpi meeskond alustanud tööd teise sõltumatu lahkamisega, vaid nad on saanud ka olulise edasimineku Jacksoni maakonna prokuratuuri kontorilt. Meil oli just võimalus kohtuda ringkonnaprokuröri Angel McLaughliniga ja mõne tema meeskonna liikmega. Meil oli väga lugupidav kohtumine. Ta jagas perega infot, et kui kogu teave on kogutud ja uurimine lõpetatud, annab ta selle juhtumi üle Suur-Sürile. Crump teatas ka, et kui Nolani telefoni vaadatakse üle, on tema eksperdid koos perega samuti kohal. Nii saavad kõik samal ajal kogu sama teabe. See prokurör ütles, et ta kohtub sageli peredega, kes on kaotanud lähedasi. Seda ta tõesti mainis, aga sellest olukorrast, kus šerif alguses ütles, et kuriteokahtlust ei ole ja siis perekond nõuab sõltumatut uurimist. Ja siis toimub kohtumine perekonna ja nende advokaadiga. See on väga oluline. Ma arvan, et see näitab, et avalik surve ja üleriigiline tähelepanu sellele Mississippi piirkonnale on pannud prokuröri oma käitumist muutma. Ta tegeleb sellega kohtudes ohvri perekonnaga ja minnes isegi nii kaugele, et astub koos ohvri perekonna ja nende advokaadiga ühiseid samme. See ei ole sellistes olukordades tavaline. Siin on palju, mida lahti mõtestada.
alustame kogu sellest suuržürii teemast. See on salajane menetlus, nii et kaameraid ei ole. Me ei tea täpselt, millal see toimub, aga me saame selle kohta põhjendatud oletuse teha. Suuržürii menetlus on salajane. Näiteks ei kajasta meedia suuržürii tööd. Kaitseadvokaadid ei tohi seal kohal olla. Ohvri perekonna advokaat Ben Kramp ei saa seal olla. Seal on prokurör, kes esitab juhtumi kokku kutsutud suuržüriile. Kui nad otsustavad süüdistust mitte esitada, tekivad lõpuks küsimused. Inimesed võivad hakata mõtlema, kas sellele suuržüriile anti ainult sellist infot, mis viiks nad järelduseni, et puudub piisav alus arreteerimiseks. Aga ma usun, et kui nad leiavad, et esitatud materjalide põhjal on alust kriminaalsüüdistusteks, see kinnitaks mõningaid neist kahtlustest, mis paljudel inimestel on selle juhtumi käsitlemise kohta. Ja kõik need lüngad, mis näivad olevat selles uurimises ja Nolani surmajärgsetes sündmustes. Nüüd on prokuröridel oma äranägemine. Nad ei pea esitama süüdistusi selle põhjal, mis tuleb välja vandekohtu menetlustest, kuid on võimalik, et kriminaalsüüdistused võidakse esitada. Õige. Kõik, mis puudutab selle noormehe kadumist ja surma, võib olla kriminaalsüüdistus. See võib olla õiguse mõistmise takistamine. Olgu. Võib olla ka isikuid, kes aitasid pärast kuritegu. Me ei tea, kas see saab olema tapmine või mõrv, kuid sellest võivad tulla mõned kriminaalsüüdistused. Ja ma arvan, et see ongi kõik, mida perekond on palunud. Õiglast uurimist, et nad saaksid teada tõe. Ja sellepärast me kõik siin olemegi. Tõe pärast. Sest endiselt on palju vastuseta küsimusi ja see viibki mu järgmise punktini. Video. See klipp ilmus pärast Nolani kadumist ja näitavad kaklust Horn Islandil enne Nolani kadumist. See tekitas palju kõmu. Kas enne tema kadumist toimus mingi konflikt? Nii ja naa. Kui uskuda Nolani sõpra Tristan Shepardit, kes rääkis saates Good Morning America, tsiteerides, Nolan ei olnud sel ajal saarel. Väidetavalt oli see hoopis kaklus täiesti võõra inimesega ega olnud Nolaniga seotud. Nüüd on see video uurijate käes. Ma kujutan ette, et nad uurivad seda väga hoolikalt. Ma arvan, et nad teevad kõik endast oleneva nii visuaalselt kui ka heli poolest, et seda täiustada ja kindlaks teha, kes räägib. Ja ma arvan, et see on vaid väga väike osa elektroonilisest tõendist, mida nad selles juhtumis uurivad. Ma mõtlen, kui sul on kamp noori, kes lähevad reisile saarele, siis ma kujutan ette, et kõigil on telefonid, kõik salvestavad ja laadivad asju sotsiaalmeediasse üles. Ja jah, isegi kui härra Welsi sotsiaalmeediakonto oli vähemalt osa sellest ajast ilmselt vaikne, mõned neist suhtlustest pidid olema teiste inimeste poolt jäädustatud. See on lihtsalt viis, kuidas noored suhtlevad. Kõik pannakse internetti üles. Tristan selgitas ka, miks Nolani sõbrad tema telefoni said. Nad ütlesid GMA-le, tsiteerin, kõik meie sõbrad on seal väljas, kellega me suhtleme ja me oleme soolases vees, mitte magevees. Kui Nolan vette läks, pani ta oma telefoni paadile koos ilmselt veel 15 teise telefoniga. Tavaliselt on noortel telefoni kogu aeg kaasas ja sees, aga ma arvan, et vette minnes tehakse erand. Sa ei lähe ju vette nii, et telefon on taskus. Seega on täiesti loogiline, et ta jätab selle kellegi juurde või paadile, kui ta kavatseb märjaks saada. Ja me mainisime, et Tristan avaldas arvamust. Samuti tegi seda Ashley Cole, Jacksoni maakonna kohtunik. Ma lugesin osa tema avaldusest juba ette, aga tahtsin sellele uuesti tähelepanu pöörata. Ta on avaldanud mitu avaldust. Esimeses avalduses öeldakse muu hulgas. Meie pere koos kogukonnaga leinab Nolan Welsi kaotust. Meie mõtted ja palved on Nolani perega. Meie poeg Warren armastab Nolanit väga. Kahjuks tunnen, et on sobilik meie pere poolt mõned kuulujutud faktidega ümber lükata, arvestades sotsiaalmeedias pööratavat tähelepanu, mis viib fookuse Welsi perelt ja nende kaotuselt eemale. Keegi meie perest ei püüa mingil moel takistada õiguskaitseorganite uurimist ega segada perekonna ja õiguskaitseorganite püüdusi vastuseid leida. Warreni küsitles Jacksoni maakonna šerifi osakond ja ta tegi täielikult koostööd. Kohtunikud väldivad sageli avalikke avaldusi just seetõttu, et nad on kohtunikud. Ja on huvitav, et tema sellise avalduse teeb. Ja ma panen 10-1 vastu, et Jacksoni maakond on tõenäoliselt piisavalt väike koht, kas siis otseses või ülekantud tähenduses, et ma panen 10-1 vastu, et ta tunneb prokuröri või prokurör tunneb teda. Ta tunneb prokuröri või prokurör tunneb teda. Ta tunneb uurijat. Uurimisasutus või uurimisasutus tunneb teda. Ja ta tunneb kohtuarsti ametit või kohtuarsti amet tunneb teda. Nii et kui sa kõik selle kokku paned ja mina oleksin selle lahkunu pereliige, siis see ei pane mind sugugi rahulikult tundma.
ma arvan, et on üks asi, tegelikult kaks asja, millega need perekonnad ja vanemad praegu nõustuda saavad. Ma ei usu, et kumbki neist soovis, et poeg sureks. Olgu. Ja ma usun, et nad mõlemad mõistavad, et kohtunik ei taha samuti, et tema laps vangi läheks. Nii et kõik see toimub, mis teeb uurimise läbipaistvuse veel olulisemaks. Ja kuigi ta esitas seda kui midagi, mis tõmbaks tähelepanu tagasi perekonnale, ta räägib perekonna leinast, ta ei räägi õiglusest perekonna jaoks. Nii et siin on erinevus selles, mis tegelikult toimub. Kuidas sa asju näed, sõltub sellest, kus sa istud. Ja ma ei arva, et ta oleks pidanud üldse asjasse sekkuma. Ta otsustas seda teha, aga ma arvan, et ka see ütleb nii mõndagi potentsiaalselt. Lisaks sellele jagas Ashley mitmeid ekraanipilte väidetavatest tapmisähvardustest oma pojale ja teistele pärast Nolani surma. Kõigile, teate teie vaatajatele, lihtsalt me peame püüdma jätta lobisemise ja vandenõuteooriad võimalikult väheseks. Jah, me peame tõesti välja selgitama, mis juhtus Nolaniga kella 3 kuni hetkeni, mil teda viimati nähti. Tema perel on õigus teada täpselt, mis juhtus ja kuidas ta oma viimased hetked veetis. Aga tema sõbrad, kellega ta on olnud sõber juba lapsepõlvest saati, saavad surmaähvardusi inimestelt, kes süüdistavad neid kohutavates asjades. Ja praegu me lihtsalt ei tea midagi. Me peame laskma õiguskaitseorganitel oma tööd teha ja faktidega välja tulla. Seda me palumegi avalikkuselt. Ajakirja People andmetel alustas FBI nende surmaähvarduste uurimist alles neljapäeval. Pressisindaja avaldas avalduse, milles öeldi muuhulgas, et alates esimesest päevast oleme toetanud Jacksoni maakonda, kui nad on kogunud teavet ja otsinud vastuseid Wellsi perekonnale ja kogukonnale. FBI on valmis jätkuvalt abistama JCSO uurijaid nende palvel, eriti kui föderaalsed ressursid võivad suurendada nende võimekust pakkuda selgust ja meelerahu Nolani lähedastele. Ja seal me praegu olemegi. Ootame esialgseid lahangu tulemusi, hiljem toksikoloogiat ja veel hiljem sõltumatu lahangu tulemusi. Tegelikult oleme alles uurimise alguses. Ma eeldan, et telefonide ja muu elektroonilise meedia kohtuekspertiis võib võtta nädalaid, võib-olla isegi kuid, sõltuvalt andmete mahust. See sõltub ka sellest, kui palju inimesi on saadaval kogu selle andmestiku läbivaatamiseks. See võib iseenesest olla väga aeganõudev. Surnukeha lahkamine ise, vähemalt esialgne lahkamine, nii ametlik kui ka perekonna tellitud eraviisiline lahkamine, peaks nüüdseks olema lõpetatud või peaaegu lõpetatud või saab kohe valmis. Aga on veel täiendavaid samme, näiteks toksikoloogilised uuringud, mis võivad võtta veel mitu nädalat. Nii et see võtab veel aega. Ma arvan, et lisaks sõprade grupile, kes läksid koos härra Wellsiga saarele, võidakse tuvastada veel täiendavaid võimalikke tunnistajaid. Nende ülekuulamised võivad võtta veel päevi ja nädalaid. Tõenäoliselt tehakse ka kordusülekuulamisi, kui ühelt inimeselt saadud info nõuab, et nad läheksid tagasi ja täpsustaksid või kinnitaksid infot kellegagi, kellega nad on juba rääkinud. Nii et ma arvan, et me räägime tõenäoliselt nädalatest nii Jacksoni maakonna šerifi uurimise puhul, kui ka loodetavasti selle sõltumatu uurimise puhul, mida soovivad perekond ja härra Crump. Ma loodan, et see ei võta palju kauem aega. Sellise juhtumi puhul on raske see, et mõnikord pole isegi kogu info olemasolul selget vastust. Näiteks, kui leitakse, et ta uppus, siis see on surma põhjus, see ei ole surma viis, eks. Võib uppuda õnnetusjuhtumi tõttu, võib uppuda enesetapu tõttu, võib uppuda tapmise tõttu. Nii et võib juhtuda, et lõpuks on meil kõik faktid olemas, aga ikkagi pole vastust, mis rahuldaks leinavat perekonda või teisi, keda juhtunu puudutab. Wow, selle juhtumiga on tõesti palju, mida seedida. Nii palju fakte, ajajoon, infot, palju toimub. Aga on üks inimene, kes on seda juhtumit jälginud juba algusest peale ja see on Law and Crime'i enda Jesse Weber, Sidebari saatejuht, kes liitub täna meiega saates Skandaal. Jesse, aitäh, et tagasi tulid. Nii tore sind näha. Aitäh, et mind kutsusite. See on mulle suur rõõm. Ma arvan, et see juhtum vajab palju tähelepanu ja ma arvan, et see on ka tõesti segane. Ja siin on palju edasi-tagasi juttu ja valeinfot. Nii et mul on hea meel tulla ja rääkida sellest, mida ma praegu tean. Ja sina oled see inimene, kellega ma kõige rohkem tahtsin sellest rääkida, sest see on ilmselgelt kestnud juba 4. juulist saadik. Praegu on juba juuli keskpaik, usu või mitte. On olnud uuendusi ja ma olen kõiki Sidebari saate jälginud. Nii et keerame kella tagasi ja alustame sinu esimesest kajastusest. Mis olid sinu esimesed mõtted selle juhtumi kohta? Vaata, see on tõesti häiriv ja kahetsusväärne juhtum.
ükskõik millised tulemused lõpuks tulevad või mida uurimine Nolan Wellsi surma kohta välja selgitab, on see ikkagi tragöödia. 18-aastane sportlane, ülikooli jalgpallur, armastatud oma pere ja sõprade poolt, muide samuti. Ja tundub lihtsalt, et ükskõik, mis selle juhtumi asjaolud olid, loodetavasti jõuame me selle põhjuse jälile, aga üks noor elu katkes. Ta pidi lihtsalt sõpradega tähistamas olema enne, kui ta tagasi kooli läheb, enne, kui ta tagasi jalgpallitrenni läheb. Ja see on tõesti kurb olukord. Ja ma pean teile ütlema, et mul on selle pere pärast tõesti väga kahju. Sest see pole mitte ainult pere, kes peab toime tulema oma lähedase, oma poja kaotusega, vaid nad ei usalda ka õiguskaitseorganeid. Nad tundsid vajadust palgata väline õigusnõustaja, mis on eriti laastav ja eriti muret tekitav. Ja nüüd on nemad ja see juhtum on nüüd väga erilisel moel tähelepanu keskpunktis. Ma mõtlen, kui sa mõtled kogu selle asja logistika peale, ta on 18, nii et ta on seaduslikult täiskasvanu, aga sina ja mina, kui me oma aega tagasi kerime, siis kui me olime 18, tundsime end täiskasvanuna, aga tegelikult olime ikka veel lapsed, eks? Ja ta tegi kõike õigesti, veetis aega sõpradega. Ma käisin USA iseseisvuspäeval rannas. USA iseseisvuspäeval on kõik rannas, lõbutsevad. Ja siis peavad tema vanemad ja perekond kõige sellega toime tulema ja nagu sa ütlesid, selle kõigega maadlema. Lisaks on meil kogu see õiguskaitse pool. Nii et okei, räägime uurimisest ja mõnest detailist. Alustuseks tundub mulle ja ma arvan, et paljudele inimestele kummaline, et tema telefoni võtmed on tema sõprade käes. Need ei ole tema juures. Mis sa sellest arvad? Võib öelda, et see on kummaline. Võib öelda, et kui võtta see versioon, et ta lahkus paadist, et minna rääkima mingile tüdrukule Horn Islandil ja teda jälgida, siis miks ta ei võtnud oma asju kaasa? Nüüd tema sõber, härra Shepard, Tristan Shepard, rääkis ABC Newsile ja ma arvan, et ka Rolling Stone'ile ning ütles põhimõtteliselt, et see ei ole ebatavaline. Kui lähed soolasesse vette, siis sa ei võta oma telefoni kaasa. Kui vaadata, siis seal on 1 miljon telefoni. Kõigi sõprade telefonid on kõik paadis. Ja kellega ta veel suhtleks? Ta suhtleb kõigiga, kes seal on. Nüüd on mõned, kes ütlevad, et vaata, ta on teismeline. Kuidas tal siis ei ole telefoni kogu aeg, ööpäev läbi kaasas? Kui ta räägib tüdrukuga, keda ta võib-olla just kohtas või kellega ta polnud eriti tuttav, kas ta siis ei tahaks tema numbrit saada? Ma ei tea selle asjaolusid ja muide, see tüdruk pole avalikult välja tulnud. Ben Crump, kes esindab perekonda, on öelnud, et nad on temaga rääkinud ja ta võib anda natuke teistsuguse ülevaate sellest, milline nende suhe oli või milline nende vestlus oli. Aga ma arvan, et sellele tuleks vaadata nii, et jah, see on ebatavaline. Meile on teada, et Nolani perekond suutis tema telefoni üles leida Life 360 äpi abil ja et telefon oli tema sõprade käes. Nii et ma arvan, et ma saan aru, miks on segadus. Ma arvan, et saan aru, miks selle kohta kahtlusi tekib. Aga ma ütleksin ka, et tead, sellel saarel, selles kaugemas piirkonnas, eks, sinna pääseb ainult paadiga. Seal ei ole mingit ärilist arendust. Kas on ebatavaline, et kui sa lähed paadiga edasi-tagasi, siis sul ei ole telefoni kaasas? Aga jällegi, mis on lõpptulemus? Tal ei olnud telefoni ja ta ilmselt ei tulnud oma sõpradega selle paadiga tagasi, mis on kummaline. Kui sa niimoodi ütled, siis tegelikult ma mõtlesin selle peale. Igal suvel teen ma oma ülikooli aegsete sõbrannade reisi. Me läheme järve äärde ja ma mõtlen sellele. Ma jätan oma telefoni paati. See ei ole mul kaasas, sest ma saan selle märjaks. Ma olen kohmakas. Ma pillan selle vette. Me kõik, me veedame aega sõpradega, me räägime oma vahel. Me jätame oma telefonid paati. Kui sa niimoodi ütled, siis jah, see on loogiline. Aga järgmine osa ei tundu mulle loogiline. Raportiid, mida ma olen näinud, ütlevad, et mõned sõnumid või Snapchati sõnumid või fotod on kustutatud. Mida sa oskad selle kohta öelda? Ma arvan, et see ei tule ametlikult õiguskaitseorganitelt. See tuleb Nolani perekonnalt. Miks nad seda usuvad, ei ole päris kindel, aga vaata, mis toimub. Ben Crump teatas sel nädalal, et tema ja õiguskaitseorganid on kokku leppinud telefoni vastastikuses ülevaatuses, mis tähendab, et nii osariigi uurijad kui ka perekonna enda eradetektiivid ja eksperdid vaatavad telefoni üle. Ja üks huvitavamaid aspekte telefoni ja digitaalandmete puhul kui tõendusmaterjali puhul on see, et neid saab kergesti taastada. Kui sul on näiteks mõni riideese, siis võib DNA olla kahjustatud, sõrmejäljed võivad olla kahjustatud. Kui keegi kustutab telefoni või rakenduse pealt infot, siis me mõlemad teame, olles 1 miljon juhtumit katnud, et see pole igaveseks kustutatud. Ja on olemas tõendeid selle kohta, et midagi on eemaldatud või kustutatud, mis iseenesest võib olla võtmetähtsusega tõend. Nii et asjaolu, et teil saab olema 2 vastastikust telefoni uurimist, on minu arvates üsna oluline.
mis sellest edasi saab, ma ei ole päris kindel. Kas sellel telefonil on midagi, mis annaks tõendi selle kohta, mis Nolaniga tegelikult juhtus? Võib-olla, võib-olla mitte. Ma olen selles osas skeptiline. Aga vähemalt on see areng, et neil on vähemalt tema telefon olemas, mida me teame mitmete erinevate juhtumite puhul, eriti kadunud isikute juhtumite puhul, et mõnikord seda ei ole. Nii et ma arvan, et huvitav saab olema näha, mida telefon näitab. Jah, ma mõtlen, kui midagi tõesti kustutati telefonist, kas see viitab süütundele? Miks see oleks pidanud kustutatud olema? Mis seal juhtus? Ma mõtlen, küsimusi on palju. Ja okei, me räägime sellest kogu aeg, sest see info, sul on õigus, tuli Ben Crumpilt, kelle Nolan Wellsi perekond on endale palganud. Nad on olnud üsna häälekad. Räägime siis Ben Crumpist. Ma mõtlen, ta on väga tuntud nimi selliste juhtumite puhul. Miks sa arvad, et nad pöördusid tema poole või võtsid temaga ühendust? See on väga hea küsimus. Ben Crump on suur nimi. Ta on suur nimi, ta teeb palju kära, ta teeb avalikke avaldusi, ta juhib nendele juhtumitele tähelepanu. Ja kui pere eesmärk ei ole ainult see, et advokaat oleks vahendaja või kanal, et saada teavet õiguskaitseorganitelt, vaid ka aidata, kaasata eksperte ja kasutada sõltumatu kohtuarsti teenuseid. Sest me teame, et nad saadavad Nolani keha Washingtoni DC-sse sõltumatule lahkamisele. Ben Crumpi väärtus seisneb selles, et ta juhib sellele juhtumile tähelepanu. Ja kui sa ei usu, et Mississippi võimud viivad selle uurimise põhjalikult läbi, kui on mure, et nad kiirustavad otsustega ja ütlevad kohe, et kuritegelikku sekkumist ei ole ning pesevad käed puhtaks ja liiguvad edasi. Kui sa kaasata ja ta ütleb, oodake nüüd, ei, ma hakkan pressikonverentse korraldama. Nüüd räägivad kõik Nolan Wellsist. See paneb õiguskaitseorganitele suurema surve põhjaliku uurimise läbiviimiseks. See ei tähenda, et neile avaldatakse survet öelda, et keegi tappis Nolan Wellsi või keegi oli tema surmas süüdi, kuid see paneb neile surve olla põhjalikud ja pühendada piisavalt ressursse, sest see on pere, kes kannatab ja see on pere, kes tahab vastuseid. Ma mõtlen, sul on õigus, see on tõmmanud tähelepanu. Ma mõtlen, sa oled teinud selle juhtumi kohta mitu sidebaari saadet. Artikleid ilmub järjest, inimesed räägivad sellest vähemalt. Ja ma tahtsin ka sinult küsida selle teise lahkamise kohta. Loomulikult on olemas ametlik lahkamine, mis tehakse õiguskaitseorganite kaudu, kohtuarsti poolt peaksin ütlema. Ja nüüd tehakse ka seda teist lahkamist. Nüüd, nende tulemuste puhul ma natuke rütan ette, aga oletame, et siin on kriminaalasi. Selle teise lahkamise tulemused, kas need oleksid automaatselt tõendina vastuvõetavad või kuidas see üldse toimiks? Praegu sõltub kõik sellest, kas esitatakse kriminaalsüüdistus, täielikult sellest, mida osariigi kohtuarst tuvastab. Kui riigi kohtuarst vaatab surnukeha üle, ja ma arvan, et siin võib olla natuke keerukusi, sest me ei tea siiani isegi, kus või millal Nolan suri, eks. Nagu kas ta suri vees, kas ta suri paadis, kas ta suri maal. Aga isegi nendes tingimustes, kui me räägime uppumisest, kas tema keha suudaks anda vastuseid selle kohta, kas teda hoiti kinni, kas teda suruti vette? Kui on trauma ja ma usun, et šerif on öelnud, et ilmseid mõrvaga seotud vigastusi ei olnud, siis võib olla raske täpselt teada, mis Nolaniga juhtus. Aga kui osariigi kohtuarsti uurimine, nende lahkamine, tuvastab, et ta tapeti, et mängus oli võõras käsi, siis alles esitatakse süüdistused. Kui nad aga leiavad, et midagi ei paista ja muide, nad ootavad ka toksikoloogilisi tulemusi, mis oleksid samuti huvitavad. Aga kui nad midagi ei tuvasta, siis oleks prokuröri otsustada, kas öelda, et meie arvates pole kuritegu toime pandud. Kui aga eraviisiline uurimine, eraviisiline lahkamine leiab, et ei, me leidsime traumatunnuseid, siis esitatakse need loomulikult prokuratuuri ja nad peavad neid arvesse võtma. Aga vaata, kui palju kordi me kajastame juhtumeid, kohtuprotsesse, kus erinevad kohtueksperdid jõuavad erinevate järeldusteni surma põhjuse ja viisi osas. Nii et see muutubki küsimuseks, kas nad esitavad selle juhtumi suurvandekohtule, kas nad tahavad süüdistustega edasi minna. Kui aga tekib lahknevus ja see saab avalikuks, et lahangute vahel on vastuolu, siis see juhtum ei liigu niipea kuhugi. Ja see tekitab palju rohkem küsimusi ning avaldab õiguskaitseorganitele palju suuremat survet. Okei, mul on hea meel, et sa panid mind paika, sest ma tõesti kiirustasin ette ja ma isegi ei tea seda. Kas sa tegid? Ma isegi ei usu, et sa tegid. Tegid küll. Sina oled see, kes mind selles õpetab. Ja mul on selle üle hea meel, Jesse, sest me peame rääkima suursüriist. Ma hüppasin sellest kuidagi üle ja me peame sellest rääkima. Nii et hiljuti, kui Ben Crump ja tema meeskond välja tulid, tegid nad pressikonverentsi. Nad ütlesid,
Okei, me kohtusime prokuröriga. Siis teate, me teatasime, kuidas kõik on kohal, kui nad võtavad infot mobiiltelefonist ja nii edasi. Ja tundub, et pärast seda võidakse asi esitada suuržüriile. Ja siin lähevad asjad natuke hulluks, sest me ei saa seda ju otse ülekandes vaadata. Me ei tea isegi kuupäeva, sest suuržürii menetlus on ilmselgelt salajased. Kuidas see kõik siis välja näeb? Kas nad peavad üldse süüdistuse esitama? Ma mõtlen, kui prokuratuuri büroo saab vandekohtult jah-sõna, siis räägi mulle, mida sa kogu sellest suuržüriist arvad? Eldades, et see on tõsi, sest ma ei usu, et prokurör ise oleks seda kinnitanud. Aga kui see on tõsi, siis poleks midagi imelikku, kui midagi sellist juhtuks. P. Mills, Ben Crump ütles põhimõtteliselt, et kui šeriifi uurimine lõpeb, esitab prokuratuuri büroo selle suuržüriile. Neil ei ole selleks kohustust. Nad peavad hindama, kas nad usuvad, et on alust arvata, et kuritegu on toime pandud. Kui nad otsustavad selle esitada vandekohtule, mis nagu sa ütlesid, on salajane menetlus, standard on palju madalam. Suur žürii ei pea tuvastama, et kuritegu on toime pandud väljaspool mõistlikku kahtlust. Oluline on vaid see, kas on piisavalt alust arvata, et kuritegu on toime pandud. Sul on vaja vaid žürii enamust, mitte üksmeelset otsust. Kui nad tulevad tagasi, siis tekib küsimus, mis süüdistused oleksid? Tead, kui ma räägin Nolan Wellsi surmast ja räägin suuržüriist, siis inimesed ütlevad, issand, mõrv, tapmine, hooletu tapmine. Võib-olla sul on õigus. Ma mõtlen, et võib olla erinevaid teooriaid selle kohta, kes võis Nolani surma kaasa aidata, kui üldse keegi ja millisel määral. Aga ära automaatselt eelda, et süüdistused oleksid otseselt seotud tema surmaga. Võib olla tõenditega manipuleerimist, võib olla valetamine politseile, võib olla süüdistus, mis on osa uurimisest, kuid ei ole otseselt seotud Nolani surmaga. Nii et jällegi paar asja. Esiteks, me näeme, millised on šeriifi uurimise tulemused. Me näeme, kas nad esitavad juhtumi suuržüriile. See ei ole alati kindel, et suuržürii üldse esitab süüdistuse. Alati öeldakse, et suuržürii esitab süüdistuse isegi singi võileiva vastu, sest standard on nii madal, aga see ei ole alati garanteeritud. Ja kui esitatakse süüdistused, siis ära automaatselt eelda, et see on kindlasti tapmisega seotud süüdistus. See võib olla ka midagi muud. See on väga hea tähelepanek. Me oleme rääkinud mobiiltelefonist, võimalikest või väidetavalt kustutatud sõnumitest, nii et võimalusi on palju erinevaid. Ja lihtsalt selguse huvides, ma ei ütle, et keegi on kuriteo toime pannud. Ma ei ütle, et keegi kustutas tõendeid või valetas politseile, aga see on lihtsalt asi, millele ma mõtlen. Ja, täiesti nõus. Me peame lihtsalt hoidma kõige selle suhtes avatud meelt. Ja see viib mind ka järgmise küsimuseni. Oli tõesti huvitav, et juba alguses ütlesid võimud, et ei ole mingeid kuriteole viitavaid märke. Ma mõtlen, nad ütlesid, et tema kehal ei olnud mingeid tõsiseid vigastusi ega midagi sellist, mis kohe silma paistaks. Nad ütlesid, et kuriteole viitavaid märke ei olnud. Ja see pani asjad veerema, kus inimesed hakkasid mõtlema, kas seda uurimist ikka viiakse õigesti läbi. Ja nüüd, ilmselgelt oleme rääkinud esimesest lahkamisest, teisest lahkamisest, toksikoloogia raportist, kõigist neist asjadest. Millist infot me tahame, et avalikustataks? Millised on need küsimused, millele me nüüd vastuseid ootame? Esiteks ma arvan, et on huvitav, et nad selle avalduse tegid. Ja ma arvan ka, et see on huvitav. Ma arvan, et kuberner tuli hiljuti sel nädalal esimest korda kommenteeris Nolan Wellsi ja ütles, vaadake, mul ei ole kõiki üksikasju, ma ei tea sellest kõike, aga ma pole midagi näinud, mis viitaks kuriteole. Ma kuulsin seda lõiku esimest korda eile õhtul News Nationis. Rääkisin sellest täna oma saates Sidebar. Chris Cuomo pärast selle lõigu kuulamist ütleb, miks sa siis räägid? Miks sa räägid, kui sa ei tea? See on õiglane. Miks teha selline avaldus? Samas, tead küll. Mõned inimesed õiguskaitseorganid võiksid öelda, tead küll, ma mõtlen põhimõtteliselt. Nad kaitseksid end ja ütleksid, vaadake, miski ei viita kuritahtlikule tegevusele. See on käimasolev uurimine. Olgu. Mida me tahame teada? Esiteks, tahame teada, mida kõik on vaka all hoidnud, välja arvatud Shepard, Nolan Wellsi sõber. Jaa. Kõik teised on vait, me ei tea, mida keegi on rääkinud, meil pole aimugi, millised on ütlused, kas need on ühtivad, kas need on vastuolulised. Tüdruk, noor naine, kellega Nolan ilmselt rääkis, kelle pärast ta paadist lahkus, mida tema ütleb. Seega tunnistajate ütlused on olulised, eks? Kuidas see sobitub selle uue infoga, mille me saime? GPS-andmed, mis jälgivad paadi liikumist, dispetšeri salvestis, ilmselt paat võttis vett sisse või oli mingi probleem. Kas nende ütlused klapivad ajajoonega? See on esimene asi. Teine asi on lahkamine. Kas on mingid märke kuritahtlikust tegevusest? Kas Nolan Wellsi kehal on üldse mingeid vigastusi? Ja jällegi, keha viibimine vees sellises keskkonnas võib samuti asja keerulisemaks teha. Need on küsimused, millele eelkõige perekond peab vastused saama. Perekond peab teadma, mis nende pojaga juhtus.
ja need ongi need asjad, mida me hakkame otsima. Millal me nendele vastused saame, ei ole veel päris selge. Tead, Ben Crump ütles, et sõltumatu lahkamise tulemused pidid eelmisel nädalal avalikustatama, aga siis ütles, et ei, see lükkub edasi, sest oli probleeme, näiteks lendude tühistamised. Võib-olla saame sõltumatu lahkamise tulemused enne osariigi kohtuarsti lahkamist, sest ma tean, et nad ootavad toksikoloogia tulemusi. Aga need on asjad, millele peame tähelepanu pöörama ja vaatama, mida šerif uurimise kohta ütleb. Ma mõtlen, sa ütlesid midagi väga tähendusrikast. See juhtum ei kao kuhugi niipea, sest kõigepealt tahab ja väärib perekond vastuseid. Need, kes olid talle kõige lähemal, me rääkisime sellest juba intervjuu alguses, kõik ütlevad, et see mees oli nii karismaatiline, ta oli nii lõbus, ta oli nii suurepärane. Ja kui elu katkeb vaid 18-aastaselt, tahame teada, miks see juhtus, mis täpselt toimus. Ja ma arvan, et selles kõiges on veel üks aspekt. Ma just nägin uudiseid, et FBI uurib seda juhtumit. Vähemalt nii kirjutab ajakiri People. Nad avaldasid eile artikli, et mõned sõbrad või asjaosalised on saanud tapmisähvardusi. Ja ma tean, et me rääkisime sellest ka minu episoodis. Sa mainisid seda oma Sidebari episoodis, et Ashley Cole, üks kohtunikest, tuli välja ja rääkis nendest tapmisähvardustest ja kõigest sellest. Ma mõtlen... Sest tema poeg oli väidetavalt sel päeval seal. Ja. Nii et lihtsalt selguse huvides 2 asja toimuvad korraga, eks. Näiteks härra Shepard ütleb, et tema ja tema sõbrad said ähvardusi. FBI on TMZ sarnaste väljaannete andmetel uurinud ähvardusi. Nad ei öelnud, kellele need on suunatud ega täpsustanud, millised need ähvardused on. Kas need on üks ja sama asi? Ma ei tea. Need võivad olla erinevad. Aga minu arusaam on järgmine. Vaata, siin on 2 osa. Ja ma arvan, et FBI võib uurida ka selle juhtumi digitaalset tõendusmaterjali, mis on hea, sest neil on suurepärased ressursid. Õige. See on juhtum, mis on hakanud oma elu elama. See on juhtum, mis on tõesti tekitanud palju vandenõuteooriaid ja arvamusi. On inimesi, kes on juba järeldused teinud, mis minu arvates on pehmelt öeldes häiriv. Ja ma ütleksin lihtsalt, oodake ja vaadake, mis juhtub. Lihtsalt oodake ja vaadake, mis juhtub. Ärge võtke õigust enda kätte. See on juba suure tähelepanu all. Mulle tundub, et siin on 2 eraldi uurimist. Perekonna sõltumatu uurimine ja õiguskaitseorganite uurimine. Neid tunnistajaid küsitletakse ühel või teisel viisil. Nad jõuavad selle asja tuumani või loodetavasti jõuavad selle tuumani ühel või teisel viisil. Võtame korraks sammu tagasi, sest kõige hullem, mis juhtuda saab, on see, kui avalikkus sekkub valel viisil. Ja ma ei ütle, et ei tohiks selle vastu huvi tunda. Ma ei ütle, et ei tohiks õiguskaitseorganitele survet avaldada, et nad vastuseid annaksid. Aga kui hakkate ahistama erinevaid osapooli, kes on seotud, siis esiteks on see äärmiselt vale. Ja teiseks võib see potentsiaalselt juhtumit rikkuda ja mõjutada. Ärge tehke seda. Lihtsalt jälgige, mis juhtub, uurige, õppige, jälgige meie kajastust, aga ärge võtke otseselt ühendust ega ahistage või ähvardage kedagi, kes on seotud. Sellest ei tule mitte midagi head, eriti kui lõpuks jõutakse kõik ühele meelele, et see oli lihtsalt traagiline õnnetus ja ta võis kukkuda ning uppuda. Kuigi perekond tõstatab selle kohta väga huvitavaid arutelusid ja küsimusi. Kui ta oli tipptasemel sportlane, oskas hästi ujuda. Inimesed olid ümberringi. Kuidas keegi midagi ei näinud? Need on õigustatud küsimused. Ma arvan, et sul on õigus. Me mõlemad oleme kajastanud nii palju juhtumeid, kus sotsiaalmeedia võtab asja üles ja levitab seda ja siis levib valeinformatsioon. Ja sinu mõtet toetades, see võib kahjustada uurimise usaldusväärsust, mis on siin ülimalt oluline. Me peame lihtsalt olema kannatlikud, ootama ja lootma, et faktid lõpuks selguvad, sest vähemalt perekond väärib seda kõike. Ja see ei ole rünnak nende inimeste vastu, kes on loonud kanaleid või kogunud jälgijaid juhtumite kajastamisega. Üldsegi mitte. Aga on vahe sellel, kui sa teed seda ja sellel, kui sa pillud õhku väiteid või levitad narratiivi või arvamust, mida tõendid ei toeta. Ma ütlen sulle kohe, kui ma tahaksin, et Sidebari vaatajate arv 3-kordistuks, ma võiksin seda teha. Ma võiksin panna pealkirja "See inimene on süüdi" ja lihtsalt näidata. Aga see ei ole eetiline. See ei ole see, mida me teeme. Ja seda on väga lihtne teha sotsiaalmeedias.
ausalt öeldes sellepärast ma tahtsingi sind saatesse kutsuda, Jessie, sest sa teed nii head tööd. Ma mõtlen, me räägime hommikustes koosolekutes. Sa kontrollid fakte igas episoodis. Sa käid kõik läbi ja veendud, et meil oleks kõik olemas. Nii et kui ma vaatan sidebari, siis ma mõtlen, okei, Jessie Weber on selle eest hoolitsenud. Ta tegi kogu uurimistöö. Siin on faktid. Me paneme selle kõik kokku. Nii, et tõesti, aitäh, et tulid saatesse Skandaal. Aitasid meil sellest läbi minna ja jagasid oma arvamust selle juhtumi kohta. Hea meelega, suur tänu, et mind kutsusid, suur tänu, et sellest räägid. Sa teed suurepärast tööd. Vaatame, kuhu see välja jõuab. Ja sellega jätab tänane Skandaali episood meid praegu sinna paika. Kui sulle meeldis see, mida nägid ja tahad rohkem näha või minuga sotsiaalmeedias ühendust võtta, siis leiad mind näiteks Instagramis nime all Sierra Gillespie. Aitäh, et vaatasid tänast Skandaali episoodi. Nagu alati, olen sinu saatejuht Sierra Gillespie ja kohtume juba järgmisel korral.